Hea tudeng, tere tulemast Tallinna Ülikooli! Selle infotunni jooksul anname ülevaate olulisematest õppekorralduslikest teemadest, mis aitavad õpingutega sujuvalt alustada. Räägime semestri ajakavast, ainekursustele registreerimisest, eksamisessioonidest, kust leida infot ja kelle poole nõu või abi saamiseks pöörduda ja muust olulisest, mida tasub juba alguses teada. Sellel slaidil on info eriala infotundide toimumise kohta. Kuna vaatate seda videot ilmselt tagantjärele, siis pole see info enam relevantne ning sellel slaidil me pikemalt ei peatu. Ülikooli astumine on tulek uude keskkonda. Alguses võib kõik tunduda keeruline, kuid enamasti on asjakohane teave kusagil olemas. Alustage sellest, et tutvute ülikooli kodulehega. Enamasti leiate sealt otsitava mõnda otsingusõna või sisukorda kasutades. TLÜ koduleht on Google'i-põhine ning kõige lihtsam viis info kiiresti üles leida on panna Google'i otsingusse märksõna, mille kohta infot soovite, pluss TLÜ. Abiks on ka esmakursuslastele mõeldud leht Stardipauk, kuhu on kogutud esmane info, mida üliõpilane õpingute alguses vajab. Alla tuleks laadida kindlasti ka Tallinna Ülikooli äpp Tudengiteatmik, mille eesmärk on lihtsustada esmakursuslaste sisseelamist Tallinna Ülikooli. Soovitame vaadata ka Tallinna Ülikooli YouTube'is olevaid videoõpetusi, kust leiab infot kasutajakonto loomise, õpingukava esitamise, teadete suunamise ja tunniplaani koostamise kohta. Tallinna Ülikool avab õppeaasta piduliku ja meeleoluka aktusega 29. augustil kell 13:00 ülikooli sisehoovis. Pärast seda jätkub sisehoovis lõbus hoovimelu, kus seavad end sisse üliõpilasorganisatsioonid, süüa pakuvad mitmed toiduautod ning meeleolu kruvib üles peaesineja Karl-Erik Taukar bänd. Stardipaugu nädalal toimuvad ka eriala infotunnid, mis on vastse tudengi jaoks ehk kõige olulisem kohtumine ning selles osalemine on vajalik. Infotunnis saab ülevaate õppekavast ja konkreetse õppekava õppekorraldusest. Eriala infotundide toimumisajad ja ruumid olid esitluse avaslaidil, aga need leiad ka esitluse lõpust. Soovi korral saab õppeaasta alguses lisaks akadeemilise üksuse ja eriala infotunnile osaleda ka ülikooliülesel, eestikeelsel õppekorralduse infotunnil, kus on võimalus küsida õpingukavade koostamise, õppekoormuse ja õppekulude hüvitamise või muu kohta, mis oma akadeemilise üksuse või eriala infotunnis jäi segaseks. Infotund toimub 4. septembril kell 15:30. Infotundi on vaja registreeruda. Inforuumi kohta saadetakse registreerunutele päev enne infotundi. Ülikooli kasutajakonto loomine. Tallinna Ülikooli kasutajakonto seob üliõpilase isikuandmed tema kasutajatunnusega ülikooli arvutivõrgus ning sellega määratakse kindlaks tema õigused ülikooli infosüsteemide ja arvutivõrgu teenuste kasutamisel. Pärast immatrikuleerimist on üliõpilasel juba järgmisel päeval võimalik luua TLÜ kasutajakonto ja ülikooli infosüsteemidesse õis TLÜ e-mail akadeemiline raamatukogu sisse logida. Pane tähele! Kes on varem Tallinna Ülikoolis õppinud või töötanud, nende konto on arhiivis olemas ja taastatakse automaatselt. Alates 25. augustist, kui konto on taastatud, peab parooli uuendamiseks logima kasutajakonto keskkonda ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Kui vajad abi. Õppeaasta alguses on võimalik küsida abi ka alates 26. augustist kuni 28. augustini ülikoolis kohapeal Astra maja garderoobi alal. Edaspidi, kui tekib probleeme, saab abi ülikooli kasutajatoe administraatorilt Henni-Maria Johansonilt, kelle kontakte näete siin. Järgmiseks räägime sellest, kuidas on Tallinna Ülikoolis õppeaasta korraldatud ning kuidas oma õpinguid planeerida. Tallinna Ülikoolis jaguneb õppeaasta 2 semestriks, sügissemestriks ja kevadsemestriks. Õppeaasta algab alati sügisel. Näiteks sel aastal algas semester 25. augustil. Iga semester kestab kokku 14 nädalat, millele järgneb eksamisessioon. Kontaktõpe toimub 2-7-nädalase tsüklina, nende vahele jääb niinimetatud vahenädal, kus võivad toimuda arvestused, intensiivkursused, seminarid või muu sarnane õppetöö, aga see võib olla ka täiesti vaba nädal, mil üliõpilane saab õppetööst puhata. Akadeemiline kalender. Oluliste kuupäevade ja tähtaegade jälgimiseks soovitame vaadata Tallinna Ülikooli akadeemilist kalendrit. See on kättesaadav ülikooli kodulehel ning sisaldab kogu vajalikku infot alates sügissemestri algusest kuni kevadsemestri lõpuni välja.
Akadeemiline kalender aitab üliõpilasel planeerida nii õppetööd kui ka puhkust, et kõik tähtsad kuupäevad oleksid varakult teada. Seega, kui soovite teada, millal midagi tegema peab või mis ajani midagi teha saab, vaadake akadeemilist kalendrit. Õpingute kavandamine. Õpingute kavandamine on ülikoolielu lahutamatu osa. Bakalaureuse-astme õppekava nominaalkestus on 3 aastat ehk 6 semestrit ning selle aja jooksul tuleb läbida 180 ainepunkti. Üks ainepunkt tähendab 26 tundi õppija tööd, kuhu kuulub nii kontaktõpe kui ka iseseisev töö. Tavapärane semestri koormus on 30 ainepunkti, mis tähendab poole aasta kohta ligikaudu 780 tundi tööd. Selleks, et kõik vajalikud õppeained saaksid õigel ajal läbitud ja lõpetamine toimuks nominaalajaga, on oluline deklareerida ehk lisada õisis õpingukavva kõik ained, mis on nominaaljaotuses. See tähendab, et tuleb vaadata oma õppekava nominaaljaotust. Samuti tuleks vaadata ainete toimumist ASIO ehk tunniplaani süsteemist. Paraku ei tee õis ja ASIO omavahel koostööd, seepärast on oluline vaadata ja kontrollida infot mõlemast keskkonnast. Mis on nominaaljaotus ja milleks see vajalik on? Nominaaljaotus, mida üliõpilased õisis näevad, on abiks selleks, et mõista, kuidas õppekava on semestrite kaupa kavandatud. See annab ülevaate, milliseid aineid ja kui suures mahus soovitatakse igal semestril läbida, et lõpetada õpingud nominaalajaga. Samas on oluline meeles pidada, et nominaaljaotus ei ole kivisse raiutud, see võib aja jooksul muutuda. Kui muudatused tehakse, uuendatakse info ka õisis. Just seetõttu on väga oluline kuulata kõik ained ära siis, kui need on tunniplaani planeeritud. Õigeaegne osalemine ja ainetesse registreerimine aitab vältida olukordi, kus mõni kohustuslik aine jääb kogemata võtmata. Õppekavades võib olla aineid, mida loetakse üle aasta ja kui ained jäävad õigel ajal võtmata, võib ülikooli lõpetamine aasta või isegi paari võrra edasi lükkuda, mis omakorda tähendab juba trahviraha tasumist või koguni tasulist õpet. Kui õpingute kavandamisele pühendada alguses veidi rohkem tähelepanu, aitab see hiljem hoida tempot ja vältida olukorda, kus semestri lõpus tekib ülekoormus või vastupidi, mõni oluline aine jääb võtmata. ASIO on Tallinna Ülikooli ametlik tunniplaanisüsteem, kus kuvatakse kõige täpsem ja ajakohasem info. ASIOst näeb, millal ja kus loeng toimub, kes seda annab või kas loeng jääb hoopis ära. Näiteks, kui õppejõud on haigestunud, lisatakse see info esimesel võimalusel ASIOsse. Veel kord on oluline pidada meeles, et õis ja ASIO ei ole omavahel ühendatud. See tähendab, et õisis olev rakendus Minu tunniplaan ei pruugi kuvada tunniplaanis toimunud muudatusi, näiteks võib seal olla vale ruum, aeg või kui samal ainel on mitu kuulajate rühma, sest vahel on suurtes ainetes kuulajad jaotatud väiksematesse rühmadesse ning siis võite näha kõikide rühmade loengute toimumise aegu. Seepärast tuleb oma tunniplaani kontrollida alati just ASIOst. ASIO võimaldab loenguid otsida mitut moodi, aine nimetuse või koodi järgi, samuti õppejõu nime või ruumi alusel. Kõige kindlam on oma tunniplaan üle vaadata iga päev enne loenguid, et olla kindel, kas kõik toimub nii nagu algselt planeeritud või on midagi muutunud. Lisaks tuleb ASIOs kindlasti jälgida, et ekraani ülaosas oleks valitud õige nädal ja kuu. Ainetesse registreerumine ehk õpingukava esitamine toimub iga semestri alguses. See on kohustuslik tegevus, millega üliõpilane kinnitab, et ta plaanib sel semestril õppetööst osa võtta. Õpingukava esitamine tähendab seda, et üliõpilane registreerub ainetesse, mis annab ülikoolile märku, et ta on õppetöös aktiivne. Kui õpingukava ei esitata, teisisõnu, kui õppija ei registreeru ühelegi ainele ehk ei ilmu õppetööle, siis eksmatrikuleeritakse ta ülikoolist õppetööle mitteilmumise tõttu. Õpingukava ei pea esitama ainult need üliõpilased, kes on ametlikult akadeemilisel puhkusel või viibivad välisõppes. Ainetesse registreerumine toimub õppeinfosüsteemi õis kaudu. õisi sisselogimiseks on vajalik ülikooli kasutajakonto ning süsteemi pääseb kas ID-kaardi või mobiil-ID abil. Kuidas kontot luua ja kust leida vajalikud andmed, sellest oli juba juttu varem. Aga kordan veel kord üle, Tallinna Ülikool on koostanud väga selge ja samm-sammulise juhendi, kus on kõik olulised tegevused koos kuvatõmmistega lahti seletatud. Selle juhendi leiab õisi avalehelt vasakust allnurgast lingi õisi juhendid alt. Soovitan seda kindlasti kasutada, kui tekib küsimusi või kahtlusi õpingukava esitamisel.
Ainesse registreerumisega võtab üliõpilane endale kohustuse selles osaleda ja sooritada eksam või arvestus. Seega, kui olete end ainesse kirja pannud, siis eeldatakse, et osalete loengutes ja sooritate aine. Kui aga selgub, et ei soovi valitud ainet ikkagi võtta, tuleb kindlasti oma registreerumine tühistada. Igaks juhuks lisan, et see punkt puudutab vaid vaba- ja valikaineid, sest kohustuslikud ained tuleb igal juhul läbida. Ainetesse registreerumisele ja nendest loobumisele on kehtestatud tähtajad, mille leiate ülikooli akadeemilisest kalendrist. Üliõpilased saavad oma õpingukava muuta ehk aineid lisada ja eemaldada kuni 8. septembrini. Tähelepanu! Ära unusta pärast muudatuste tegemist vajutada uuesti nuppu salvesta ja esita. Pärast 8. septembrit on veel kuni 4 tööpäeva jooksul võimalik paluda instituudil oma õpingukavas muudatusi teha, esitades õisis vastav avaldus. Avalduse tüüp on muud avaldused. Oluline on meeles pidada, et kui jääte registreeringu tühistamisega hiljaks, jääb aine õpingukava alles. Siis arvestab ülikool, et olete osalenud õppetöös ning aine kuvatakse teie õpingukaardi väljavõttel tulemusega mitte ilmunud või F sõltuvalt aine hindamismeetodist. Seega soovitame jälgida tähtaegu ja viia vajalikud muudatused sisse õigeaegselt.